Tere kaunist pärastlõunat. Kell on saanud 3 ja me oleme täpselt seal maal, kui on aeg alustada oma veebiseminariga teemal ligipääsetavus kui oluline osa turismiäris. Meie veebiprojekti viime läbi Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse tellimisel ja toel ja seda toetab ja aitab ellu viia Euroopa Regionaalarengu Fond. Mina olen teie moderaator Anu Molnarits ja minu tänane roll on olla meie kuulajate hääletoru. See tähendab seda, et kõik teie küsimused, mis teil vähegi on, siis olge kena, kirjutage chatti ja mina olen see, kes katsub neid meie diskussiooni sisse põimida või siis kui kuidagi põimida ei anna, siis tänase seminari lõpul käime kõik küsimused läbi ja kõikidele küsimustele saate vastused. Igaks juhuks annan teada ka seda, et see veebiseminar salvestatakse ja see on hiljem järelvaadatav siis HEAK-i oma kanalites kõigile neile, kes täna osaleda ei saa, aga kellel selle teema vastu huvi on. Ja mul on hea meel alustadagi tänase seminariga. Kõik osalejad saavad juba mõelda küsimustele ja need chatti kirjutada, aga mina jõuan kohe meie tänaste esinejate juurde. Ja mul on hea meel teile tutvustada, meil on täna paneeldiskussioonis 4 osalejat. Kõigepealt tere tulemast Jaanus Jürivete, Saarte liinide väikesadamate allüksuse juht, tervist. Tere. Toomas Lelov, Citybike OÜ omanik ja rattagiid. Tere. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea. Tere. Ja Kaspar Eisel, Jõetrammi Karoliine Narva toomise eestvedaja ja reeder. Tervist, Kaspar. Tervist. Minu esimene küsimus sissejuhatuseks teile kõigile. Rääkige natuke, mismoodi teie selles ligipääsetavuse maailmas toimetate ja mis on need asjad, mida teie teete selleks, et inimesed pääseksid liikuma siis kas saarte ja sadamate vahel või suuremate ja väiksemate asustatud punktide vahel või mingisugust muud viisi. Hakkame Toomas sinust pihta. No, me tegeleme jalgratastega põhimõtteliselt ja viimased 20 aastat oleme teinud seda juba. Et kõik, mis jalgratastesse puutub praktiliselt turistidele mõeldes rattarent ja siis rattatuurid. Rattarent on põhimõtteliselt nii lokaalne, kui tuleb klient võtab 3 tunniks või on niisugune pikaajaline, kui klient võtab nädalaks, 2 või isegi kuuks ajaks võib-olla, et on seinast seina nagu täiesti olemas. Ja rattatüüpide osas on ka täiesti, me proovime, mis kõik võimalikud sõidetavad rattad on, nagu siis need on meil ka olemas. Toomas, ma korra küsin veel enne, kui me edasi lähme. Mis teil see kõige kiiremini kasvav segment on? Mida inimesed järjest rohkem tahavad kasutada? Elektrirattad. Et ei pea väntama? Ei peab küll väntama, aga ei pea higistama nii palju. Selge. Aitäh. Kaspar, räägi natuke Jõetrammist. Jah, me eelmisel aastal käivitasime selle Narva Jõetrammi projekti ja saab öelda, et see läks nagu meil päris edukalt käima. Aga ma arvan, et lisaks, kuna see tänane jutuajamine puudutab rohkem nagu Tallinnat ja Harjumaad, ma võin siin ka rääkida sellest, et me panime käima laevaühenduse Aegna vahet ja lisaks veel ka sõidame Naissaare vahet, et see võib-olla haakub ka teemasse. Selge, loomulikult haakub, aitäh. Jaanus, nüüd on õige aeg minna sadamate juurde. Jah, mina siis räägin 2 sõna aktsiaselts Saarte liinidest, mis on siis riigile kuuluv äriühing ja tegeleb siis regionaalsete sadamate haldamisega. Neid on kokku 18, põhiliselt kõik praamisadamad, kus toimuvad ühendused saartele. Ja minu juhatada on siis väikesadamate allüksus, kuhu kuuluvad siis 3 saare sadamad, Kihnu, Piirissaar, Naissaar ja siis vastavad Manija ka veel. Vastavad mandrisadamad, siis Munalaid ja Laaksaare. Need kokku 6 sadamat ja põhiliselt siis sadamad teenindavad praamireisijaid ja siis hooajaliselt väikelaevade reisijaid. Nii et ongi põhiliselt 2 suunda. Üks on rohkem hooajalisem ja teine on siis Kihnu puhul aastaringne. Piirissaarel on niimoodi, et enamasti tuleb jää, praamiliiklus jääb seisma, hakkab õljukiliiklus, mis tulevad kalamehed, nii et neid saame ka teenindada.
Ehk siis meil on parklad mandripoolsetes sadamates Laaksaarel ja Munalaius. Et kõik inimesed, kes tahavad auto mandrile jätta, tahavad minna üle kas siis jala või rattaga, et kõigil on see võimalus olemas. Ja see oleks hetkel lühidalt kõik. Urmas, räägime Haapsalu kohta ka. Kuidas sulle tundub, kui hästi teie olete ühendatud erinevate transpordiliikide võrgustikku? No rong on puul veel, bussid käivad ja traamid sõidavad ja suvel käib Noarootsi ja Haapsalu vahel ka väike velotakso. Aga ega ta väga omavalitsust otseselt väga selline ühenduse puudus, et saarte vahel opereerib riik, bussid sõidavad läbi ühistranspordikeskuste 4 aasta taguse hanke alusel ja rongiliiklus läheneb Haapsalule. Aga me jälgime ja kui on võimalik natuke kaasa aidata, siis torgime. Selge, väga hea. Aga väga hea, lähme siit kohe meie teemade juurde ja ma ikkagi soovitan, et kõik kuulajad, olge kenad, kirjutage oma küsimused chatti, saame ka neile vastata. Aga mu esimene teemaplokk ongi see, et räägime nendest inimesest, kes ei liikle autodega. Ja see on üsna suur trend, mida me näeme näiteks Helsingi poolt tulevat, et järjest rohkem on neid inimesi, kes ütlevad, et aga mul ei ole autot, aga reisida tahaks ja tahaks saada ka Tallinnast kaugemale. Ehk siis, mis te arvate, mida peaks tegema meie transpordivõrgustikus selleks, et see liikumine muutuks mugavaks? Ja võib-olla mõnes puhus ka võimalikuks, sest üsna tihti on see, et raudteejaama jõuad, aga sealt sadamasse enam ei saa. Ma võin öelda, mis jalgratta teema haakub hästi, on see, et Lux Express lubab bussi võtta 2 ratast ja laseb broneerida ka neid nagu kodulehel, kui sa piletit ostad. Täitsa tasuta, aga tegelikult see on nagu eeskuju võiks olla teistele bussiliinidele, et mujal pool maailmas on bussi taga või bussi ees on ka nagu raamid pandud ja saab samamoodi ratast kaasa võtta, et selle jaoks ei pea hiidsuur buss olema, kuhu alla saab neid rattaid panna. Et sellest on tegelikult väga palju küsitud, et kuidas saada Haapsallu rattaga, aga varianti täna nagu ei ole. Nüüd Lux Express on ainuke, kes, aga kõik muud vedajad nagu üldjuhul on nii ja naa, et kellel on väike buss ja kellel peab lootma nagu bussijuhi armule, et kas ta võtab selle peale või ei võta. Väga nõus. Kaspar, kuidas sina näed seda, kuidas ilma autota liiklevad inimesed näiteks ka teie juurde pääseksid? Meie jaoks ei ole otseselt probleem, sest et reeglina on sadamad siiski suht kesklinnas. Kesklinna viib alati mingisugune transport. Nõus. Narva puhul on ta küll natukene sealt tsentrist väljas, ta on selle renoveeritud uue talleaga promenaadi alguses kohe. Tegelikkuses kesklinnast umbes sellise 10 minuti jalutuskäigu tee kaugusel. Meile jaoks ei ole see probleem. Jaanus, kuidas teie väikesadamatega on? Kuidas ilma autota inimesed ligi saavad? Meil on nii, et mõni aasta tagasi jõudis Pärnu linn Munalaidu välja niimoodi, et me asume Pärnus. Ka Mani ja Saar on Pärnu linn. Nii et linnatransport on suhteliselt tihe ja sujuv, nii et seal ei ole probleemi. Ütleme seal Idamaadel, Laaksaare pool, seal on pisut harvem muidugi, seal on ka inimesi vähem reisijaid, aga iga praami peale viib buss ja praami vastu tuleb ka buss niimoodi, et ma arvan, et kõik, kes soovivad ühistransporti kasutada, siis seda saavad ka. Tallinnas on sama, nagu Kaspar rääkis, et seal on kindlasti lihtsam pääseda laevale. Väga nõus. Urmas, sina ütlesid, et teie olete hästi ühendunud ja ainult rong on puudu ja see ühendatavuse teema väga kohalikku omavalitsust ei puuduta. Kuidas teil nende ratastega on? No see hästi ühendatud on väike rooniaga ka, et ei ole ikkagi puudutab, et see bussihange, mille alusel meil bussid sõidavad, et mõned piirkonnad on ikkagi katmata ja suvel oleme me käima pannud eraldi bussi Tirkamisse Roosta randadesse. Aga rattaga oli vist küsimus ratta kohta, et meil on
on Bolt on Haapsalus, mis on väga teretulnud ja jah, Haapsalus, kui rattaga saad, siis meil neid kergliiklusteid, kus sõita on. Aga see saamine paistab küll, jah, olevat mingisugune probleem. Aga kui oled Haapsalus, siis meie hotellid, spaad ja ka rattapoed laenutavad jalgrattaid. Urmas, kas te tegite midagi erilist ka, et Bolt Haapsalusse meelitada või nad tulid ise? Nad tulid ise, eks me oleme seda erilist siin aastakümneid teinud ja arenenud Haapsalut kui kuuralt linna ja kui oled teinud õiget asja, siis inimesed märkavad seda ja meil siin suvel on ikkagi väga vilgas tegevus ja ma arvan, et Bolt on rahul selleks, et meil on juba teine aasta ja mina olen rahul selleks, et mina sõidan selle Boltiga aeg-ajalt. Aga seda, et kohalik omavalitsus oleks pakkunud eraldi tingimusi, ma ei tea, rataste parkimiseks, mingisuguse muu toetava infra loomiseks, siis seda teilt ei küsitud ja seda diskussiooni üldse olnud ei ole? Boltiga ei ole olnud, aga meil on siin eks neid õnneotsijaid või projekti kirjutajad on ennegi käinud ja põhimõtteliselt pakuti sama teenust, mis on Tartus, kus ma ei tea, kas raha eest või tasuta need rattad sõidavad edasi-tagasi. Aga me oleme ikkagi väike omavalitsus ja meil ei ole võimalus selliseid projekte jätkusuutlikult üleval pidada. Et sellist ratta tasuta kasutamist või rattalaenutust Haapsalus ei ole. Aga Bolt tuli ja Boltiga nii palju me tegelesime, et valisime välja need kohad, kus on hommikuti need rattad peaksid koos olema ja praegu paistab, et toimib. Toomas, ka ratta poole äri. Mis tingimused või ütleme nii, et kui ei ole tegemist Haapsaluga, mis on selgelt teinud väga suure töö ära selleks, et piirkonda populariseerida, selleks, et suvel oleks linn rahvast täis, kasutajaid palju, vaid on tegemist mingisuguse väiksema kohaga, siis mida nemad tegema peaksid, et näiteks teie jalgrattarent saada oma piirkonda ja kas üldse see võimalik on? No ütleme nii, et see ei ole mitte Haapsalu, see on Lihula näiteks. Ega ei saagi. Miks ei saa? Mida peab tegema, et saaks? Ei ole seal mingisugust, tänapäeval võimalusi on palju, kui võtta internet, targad lukud, GPS-iga äpid, selles mõttes saab, aga kõik see asi maksab ja keegi peab vastutama selle asja eest, kes seda koha peal, tõenäoliselt peab olema see kohapealne inimene või ettevõtja, kes selle asja ellu viib, et näiteid on üle Eesti küll, et Tartus ju töötab ratta jagamine, siis linn maksab päris palju peale, ma arvan. Vaadates teisi projekte, siis Kõrvemaa rattaring on mingi asi, mis on tehtud. Ma ei ole kuulnud, kui tulemuslik see on olnud või palju nad peale peavad maksma sellele, et selles mõttes iga koht peaks ise seda analüüsima ja mõtlema, et võib-olla lihtsalt korjata 15 ratast kokku, remontida ära ja värvida reklaamid peale ja panna ringlusse lihtsalt, et see võib üks variant täiesti olla, ei pea high-tech kõik olema ja kõik lukus olema ja kohalikud tõenäoliselt niikuinii Lihulas ratast lukku ei pane, kui nad poodi lähevad. Ja see pole vajadustki, ma arvan, et Tallinnas lähed niimoodi, siis sa võid iga kord uue rattaga poodi minna. Et selles mõttes see on kõik kohaliku kogukonna teha, ma arvan, et kas seal on väga vajadus selleks, et kas tuleb turist Lihulasse, et ratast kasutada. Ma ei usu väga, et see oleks üldse teema tegelikult. Et see võib-olla sinna mingi ratta, ma ei tea, remondipunkt panna ja koos leppida kokku mingi poega, seal vist on minust rattahooldus olemas Lihulas, kui ma vähemalt olen näinud, ma see aasta ei tea, kas nad avavad või on avatud juba, aga põhimõtteliselt ega see ratas ei ole mingi imeasi, et nüüd on ainuke võimalus, et ratas tuleb kuskile ja siis tulevad turistid ja siis tuleb raha ja siis tuleb kõik muu veel. Et see on niisugune, ma ütlen, et ei ole nii päris. Väga nõus. Kaspar, räägime laevadest. Mida peab kohalik omavalitsus tegema selleks, et saada endale jõetrammi? Kas üldse peab tegema? Ega üldiselt ei pea tegema, et ega meil kohalik omavalitsus ka midagi sellest peale ei maksa. Tegu on ikkagi kommertsprojektiga, mis annab küll linnale ja sellele turismile palju juurde.
ja Narva puhul meil linnapea oli väga suur toetaja loomulikult. Aga linn meile eraldi toetust ei maksa, nii et kui see asi seal ära ei tasuks, siis seal ka ei toimuks midagi. Urmas, kas jõetramm Haapsalu ja mingisuguse lähima saare vahel, mis ei ole väga tihedasti asustatud, kas see võiks olla midagi, mis tooks Haapsalusse turiste juurde? Iga asi toob võib-olla midagi juurde, aga jõetramm, meil on siin Haapsalu linn on doteerinud ja ostnud ja on see väike 12-kohaline või vähem, see 10-kohaline aurupaat Kallis Mari, kes on nagu laevad ja paadid suvel on ei ole ilmastikukindel, et kui ikka vihma, siis rahvas nagu ikkagi temaga ei sõida. Aga see on, me elame kapitalismi tingimustes ja ma ise ka imestan, et miks Haapsalus ei ole pakkumisel sellist lõbusõidupaate, et saab siin kohalikel laidudel või kas või ka Vormsis käia, aga mul tundub, et sel aastal midagi on tulemas, aga ma täpselt ei tea. Olen kõlakaid kuulnud, aga see on ikkagi kapitalismi tingimustes, ta ei ole omavalitsuse teema ja kas see velod või jõe või ütleme siis meretakso, mis Veskiviigi sadamasse sõiti Sösterbi sadamasse ehk Noarootsi, ka see on era ja seda me ei doteerinud. Kui on vajadus, siis tekib ka pakkuja. Mul on üks vastus sellele olemas, et miks Haapsalus seda väga ei ole. Probleem sadam ja sadama asukoht. Sadamaid on teil seal mitu tükki, eks ole, Haapsalus. Aga sadama asukoht ei ole väga kesklinnas, on raskesti leitav, raskesti ligipääsetav ja kuna turist sinna ei satu, siis ka väga ei toimu sellist elu seal. Et see Kallis Meri on väga äge projekt teil. Ma olen sellega ise sõitmas käinud ja tal on väike süvis, et ta mahub sinna nagu lähemale kesklinnale. Aga mida suurem süvis on, seda kaugemale ta peab jääma. Kalli Mari ja muude laevadega on see jama tõesti, et kesklinna, näiteks ta võiks olla Kuusaali juures. Esiteks see kasvab meri meil kui veerand suve on läinud, siis on meri on juba rohtu täis kasvanud ja teiseks on tõesti see on väga madal ja Kalli Mari me tõime hoopiski väikese viigi peale. Aga võib-olla tulevikus siin linn natukene ikkagi seda teemat arendab, kuna me oleme just lõpetamas lepingu sõlmimist, et me saame endise piirivalve sadama saame endale ja kuhu me teeme ka väikese puhkeala, et võib-olla see paneb seda mereelu natukene rohkem suvel elama ja sinna sellisesse infrasse linn panustab. Seda on hea kuulda ja tegelikult kus siis veel see mereelu peaks aktiivne olema, kui mitte Haapsalus? Me Tallinna võib-olla välja jätame. Ma jõuan Jaanus sinu juurde, et kui me räägime nüüd sadamatest, jällegi see diskussioon suubub siia, siis mis on see, kuidas kohalik omavalitsus saaks panustada selleks, et sadamad toimiksid hästi ja seda oleks nagu hea käitada? Kohalik omavalitsus menetleb ehituslube. Need saab nagu ladusalt menetletud, siis on see suur pluss. Samuti juurdepääsu teed sadamatesse on siis enamasti omavalitsuse haldusala. Et mis meie oleme saanud teha kuskil viimase 15 aasta jooksul on kõik need sadamad, mis meil on renoveeritud, kas siis täielikult või vähemalt osaliselt. Nii et see põhiline taristu on suhteliselt värske nii reisilaevade kui ka väikelaevade. Ja mis on olulised bussiga või autota liiklejatele on siis ruumid, kus saaks siis bussi pealt tulla ja praami oodata või siis vastupidi praami bussile ooteruumid, teenindusruumid, WC-d. Ja siis väikelaevadega saabujatele siis omakorda ka duširuumid, saunad, pesupesemisvõimalus. Ja mis siin
puudutab siis transporti, rattarenti, siis ütleme, Kihnu saarel rattarent toimib hästi, seal tegutsevad 2 suuremat kohalikku ettevõtjat ja hulga väiksemaid, nii et ma arvan, et nad võivad 500 ratast panna kindlasti välja, kui on mingi suurem üritus. Ja samuti minnakse ratastega ka praami peale, nii et võetakse mandrilt kaasa, nii et sageli on Kihnu saar on suvel rattaid täis. Piirissaar on nüüd sellise suurusega saar, kus mina olen soovitanud kõndida jala, et seal jõuab ilusti 3 tunniga tiiru peale teha, kõik külad läbi käia. Ja Naissaar on ka koht, kus on kindlasti vaja mingit transpordivahendit, kui seal tahad päevaga midagi näha. Et seal ka rattarent toimib nii palju, et kõik, kes on soovinud, on saanud minu teada ratta. Väga hea. Suurepärane. Ma tõmban nüüd Urmas selle tulejoone sealt kohaliku omavalitsuse pealt ära. Alati on hea vaadata kohalikule omavalitsusele otsa, küsida, et mida tegema peab. Räägiks nüüd ka nii, et kuna tegelikult turismi ökosüsteem on hästi lai, et see ei ole ju mitte ainult kohalik omavalitsus, vaid väga palju teisi tegijaid ka. Kas ja mida saavad teised turismiga tegelevad organisatsioonid, ehk siis suuremad majutused näiteks, eks ju, võib-olla mingisugused grupid või klastrid, mida nemad saaksid teha koos või kas saavad selleks, et parandada ühendusi? Ja kas kellegi on mõni hea näide tuua, et kes hästi sellega hakkama on saanud? Urmas, mis Haapsalus toimub? Kuidas nad saavad hakkama? Või on kõik vaatavad sinu otsa, ütlevad, et Urmas peab tegema, kui Urmas ei tee, siis on tegemata. Mida ma nüüd tegema pean? Ehk siis, kuidas turismisektori teised tegijad saavad toetada seda, et linnas oleks rohkem ühendusi, mis tooks kohale turiste? No üks on siis, kui keegi tahab äri ajada ja ostab rattad kokku ja neid, nagu ma ütlesin, et omavalitsuse võimalused on küllapki piiratud, ega kui me raha kuhugi paneme, siis me väga mõtleme selle peale. Ja Haapsalu linn on väike linn, et edasi-tagasi on 3 kilomeetrit või 6 kilomeetrit põhimõtteliselt, võid seal rahulikult ära kinnida, kui veel vahepeal kõrtsis istud. Ma ei tunneta seda probleemi, pigem mis me oleme teinud, me oleme päris palju rattateid teinud ja täna teeme enne jaanipäeva avame enda peatänava, kus on jälle mõlemal pool on pea kilomeetrine jalgrattarada. Ja ei tunneta seda probleemi ja see Bolt ka võttis päris palju sellist lõbusõitja tahtjate kurbust maha. Selge. Toomas, Kaspar ja Jaanus, räägime teiega ka. Mida saaks kohalik turismisektor teha selleks, et ühendused ja ligipääsetavus paraneks? Hea küsimus. Tõenäoliselt minu arust paljud asjad jäävad koolituse taha, et ikkagi ilgelt asutakse turundama, et vaatad, mis riik turundab või mingid piirkonnad, siis tehakse klantspilte ja videosid ja igasugu blogijad ja influencerid kõik tulevad ja teevad, aga siis, kui sa näed neid kuskil, et tahaks siis nagu klikiks sinna siis ja ostaks siis midagi või vaataks, et jube lahe, hobused rannas ja kajak on kuskil merel ja et kohe tahaks ju klikkida ja võtta, et vaata, mis hind on ja millal saab minna, siis seda tavaliselt ei ole nagu. Seda on raske nagu niimoodi ühendada, et kampaania ja siis müüdavus ja broneeritavus kohe nagu tuleks järgi sellele asjale. Et minu arust, meil on nagu circa enne Covidit oli 90% turistid, see taastub praegu, ma usun, et see suhe tuleb umbes sama, et kliendid broneerivadki online, maksavad, saavad kinnituse, selles mõttes meil on nagu 2 sammu vähem teha kohe, et me ei pea tänu sellele suhtlema kirja teel nendega 5 korda küsima, mis su pikkus on, mis kell sa tahad alustada, kui kaua sa tahad seda ratast kasutada, kõik nii edasi, et põhimõtteliselt täna on see kõik tehnoloogiliselt lahendatav, et kui sul on pakett või kas või üksik teenus nagu hästi läbi mõeldud ja suudad selle nagu kirjeldada ära kliendile arusaadavalt, siis
klient ostab seda ka. Aga kui ta on niisugune ühtne tekst, 8 rida pisikeses kirjas, siis loed ja ma arvan, suurem osa klikkab juba järgmise lehe peale või saagi aru, kuidas ta broneerib, kuidas ta ostab, palju kestab, kõik niisugused olulised infoväljad on nagu puudu. Et minust võib kas või võtta mingi riikliku portaali või piirkondliku lehe ja vaadata, palju sealt saab nagu broneerida mingit teenust, välja arvatud majutus, sellega on hästi, kõik saavad aru, et majutust peab broneerima, et saada majutust 1, 2, 3 ööd on ju, 1, 2 tuba. Muud asju puudutab, siis transport on ka suht lihtne, on ju, et bussipileti broneerid ära ja sellega on korras, on ju, aga kui sa tahad, siis restoran on võib-olla juba, mõni on süsteemiga liitunud, mõni ei ole, aga siis kui aktiivse tegevuse ekskursiooni, siis sa leiad mingi giidi nimekirja kuskilt, mingi telefoninumbrid võib-olla ja siis hakkad ükshaaval neid läbi helistama või et seda tõenäoliselt ei viitsi väga teha enam. Väga nõus, ma arvan, et see on hästi oluline nurk just nimelt sellest kättesaadavuse poolest, mis sa praegu välja tõid. Kaspar, kui nüüd vaadata seda, et mida teised turismisektori tegijad saaksid teha selleks, et ligipääsetavus kasvatada? Ma siin Toomase jutuga olen üldjoontes nõus, et siia on raske midagi juurde lisada. Tähtis on pildis olemine ja lihtne kättesaadavus. Ja eks me oleme siin natuke, Tallinna puhul näiteks me asume nüüd Noblessneri sadamas. Seal on lisaks meile on veel paar jahirendifirmat, lisaks hulga kohvikuid. Me see aasta püüame seda nagu niimoodi kompleksselt üheskoos turundada. Et see toob kõikidele nagu kasu. Kas te olete kuidagi seal seotud mingite omandisuhetega ka või lihtsalt ongi palju selliseid sarnaseid mõtlevaid ettevõtjaid, kes ühte piirkonda kokku on sattunud? Ja, pigem on see selline üheselt mõtlev kogukond seal. Väga äge, hea kuulda, aitäh. Jaanus? Väikesaarte puhul on nii, et alati ei ole rohkem parem. Et kuskil on see selline mõistlik piir, näiteks Kihnus, kui kõik majutuskohad on täis, kõik rattad on välja renditud, siis tõenäoliselt ongi see piir kusagil seal. Aga küsimus on nüüd selles, et kuidas seda turismivoogu võib-olla hajutada, et ta jaguneks ühtlasemalt. Et seal ma näen, et see on selline müügitöö. Mis piirab ära, on tegelikult praamiühendus. Et võib-olla seda võib omamoodi nimetada pudelikaelaks, aga see on ka omamoodi vajalik pudelikael, et ei tuleks nagu liiga palju rahvast korraga. Ja Kihnu saare puhul see praamiühendus toimib suhteliselt hästi, tihedus on ka 3-4 ühendust on päevas, et see on praegu minu arvates täiesti okei. Naissaare puhul on nüüd see, et seal on 3 suurt aktiivsemat ettevõtjat, kes toovad reiseid. Kõik toovad palju ja kõik toovad korraga. Eks see on arusaadav, et need kellaajad sobivad kõigile, see hommikune kellaaeg ja siis õhtupoolsed ka, nii et sageli on sadamas korraga ikka mitusada reisi, et siis on üks asi on et tualette ei jätku kõigile lühikese aja jooksul ja siis aga üldiselt oleme saanud hakkama. Et tavaliselt on transport, mis siis edasi viib inimesi, on ka korraldatud ja tagasiminekut siis on mõnevõrra nagu erinevatel aegadel, et siis nagu inimesed jagunevad rohkem. Aga jah. Jaanus, kas ma saan aru, et see üks probleem, kus ütled, et tuleb hajutada, et see ongi nii-öelda see hajutamine päeva sees või sa näed ka seda, et oluline võiks olla näiteks hajutamine hooaja pikendamise mõttes, et saaks veel paar lisanädalat kuskilt otsast juurde opereerimiseks või seda soovi ei ole? Ja ikka mõlemat. Hajutamine nädalapäevade lõikes, hajutamine hooaja lõikes ja hajutamine päevas ka. See on nüüd konkreetselt nagu Naissaare puhul.
Arusaadav. Mul on hea meel lugeda siit Katri kommentaari chatist ja Katri kirjutab, et kohalik turismisektor saab pakkuda aktiivset partnerlust näiteks antud ettevõtetega, kes siin täna paneelis on. Kuidas praegu te tunnetate koostööd teiste turismiettevõtetega? Kas on, ja see küsimus tegelikult, mis mulle tundub, kui ma seda nüüd natuke võib-olla utreerin, Katri, aitäh, et sa selle nii sõnastasid, on tegelikult see, et turismiettevõtted tunnevad, et nad tahaksid teiega teha koostööd selleks, et saada endale rohkem toitlustujaid, majutujaid, meelelahutajaid või kuidas iganes me seda nimetame. Kuidas te seda täna tunnete? Kas nad on teile head partnerid või nad lihtsalt on oma soovunelmates? Ole kena alusta, Toomas. Okay. Ei, ma tahtsin öelda, et tegelikult me tunnetame nagu piirkonniti päris suuri erinevusi Eestis. Et üks toode, mis meil on self-guided rattamatkad. Ehk siis idee on selles, et inimene broneerib omal näiteks 7-päevase reisi ja hakkab Tallinnast peale ja lõpetab Kuressaares näiteks. Sõidab Padisele, Haapsallu, Hiiumaale, Saaremaale ja siis lõpeb Kuressaares asi ära. Välja on nagu olemasolevad majutuspartnerid, väga hea koostöö on. Kui on mingi erisoov, probleem tekib, praam ei käi Hiiumaa Saaremaa vahet, on olemas alternatiivid, viivad üle oma paadid, on lahendatavad. Ja siis samas mingis muus regioonis Eestis näiteks, ei õnnestu kuidagi nagu, et isegi vastust nagu broneeringule, et tahaks majutada turistide juures, et lõpuks telefonides saad ja saad lubaduse ka, et okei, et saadke siis e-kiri ka, et me teeme kindlalt olla ja siis ei tule seda e-kirja, et selles mõttes jube raske on nagu, et Lääne-Eestis tundub mulle, et on turistidega rohkem harjutud ja on valmisolek nagu teenindada ja saada nad oma õuele nagu, et on tunduvalt lihtsam kui kuskil mõnes muus piirkonnas Eestis. See on väga hea nurk. Toomas, mis sa arvad, mille taha see jääb teistes piirkondades, kes ei ole nii head kui Lääne-Eesti? Väga erinev, et ei sellist laiskus, ei ole koolitatud ennast, võib-olla mugavus. Teisest küljest ma tean, et osalt on see ahnus, et jube tore oleks, kui nädalavahetuseks tuleb ju maja täis on ju ja siis, kui sa oled lubanud selle 2 ratturit sinna majja, siis mõni viskabki nad välja, kuigi ta on broneeringu kinnitanud ja siis ütleb sul nädal aega enne, et kuule, nüüd mul tuli maja täis, et ma ei saa teie omasid enam majutada. Ongi kõik nagu. Et siis oled sina see hädas, kes on neile kinnitanud ja otsid mööda küla, et mida nüüd teha siis on ju. Sest majutuskohti väga tihti maapiirkondades tegelikult ei ole piisavalt just nagu ratturi seisukohast või piisava tihedusega, ütleme nii siis, et Pärnus on palju, Haapsalus on piisavalt, võib-olla muidugi suurüritust me ei räägi, aga üldises plaanis nagu, et siis kui sa kuskile maapiirkonda hakkad minema, et tõmban siit marsruudi 50-70 kilomeetrit päevas, tahaks mugavustega majutus, siis on probleem vahest. Selge. Kaspar, kuidas sulle tundub? Et kui head, kuidas praegu teie tunnetate koostööd kohalike turismiettevõtjatega? Meil on selle asjaga väga hästi. Meil töötab see hästi nii siin Tallinnas, kus me teeme saarte vahel sõite, et nendega, kes seal Naissaarel Aegnal oma teenuseid pakuvad, nagu ristturundame üksteist, meie müüme nende tooteid, nemad müüvad klientidele meie transporditeenust ja ida pool on samamoodi, et need kohalikud spaad ja asjad, nad saavad nagu juurde pakkuda meie näol mingit aktiviteeti juurde, mis nagu innustaks inimesi sinna tulema ja ühtlasi nende juures ööbima. Kas nad teevad seda omal initsiatiivil, tulles sinu ukse taha koputama, et kuule, et too meile nüüd flaiereid, et me tahaks neid jagada või soovitada, või on ikka see, et sina käid ja koolitad ja utsitad ja näitad ette ja tutvustad oma liini selleks, et nad seda kuidagi tutvustama oma külastajatele hakkaks? Kui me eelmine aasta seda teenust käima jooksime, siis me ikkagi käisime nad kõik läbi ja rääkisime endast ja päris nii ei olnud, et meie ukse taga oleks järjekorras olnud. Jaanus, kuidas teie tunnetate kohaliku turismisektoriga koostööd? Koostöö võib öelda, et toimib. Meil otseselt sadamas on koostöölepingud Naissaarel on siis kohviku pidamiseks. Et seal on huvi olemas. Kihnu puhul toimub
toimib see kohviku teema ja turg vallaettevõtmist. Kihnus on ka vallasadam kohe kõrval. Nii et seal meie ettevõtlusega ei tegele, ega meie sadamas otseselt ei toimu rattarenti ega toitlustamist, aga kõik on olemas kohe kõrval. Nüüd Munalaiu puhul on ettevõtjad üritanud aeg-ajalt avada ka mingit kohvikut või söögikohta, aga see ei ole seni õnnestunud, kuna see rahva hulk ilmselt on ikkagi natuke liiga väike, ei võimalda elus püsida ja inimesed tulevad ainult praami aegadel, ehk siis 2, 3, 4 korda päevas, tuleb korraga palju lühikese aja jooksul ja lähevad ruttu laiali, nii et see ei ole võimaldanud ellu jääda. Aga me oleme alati avatud, et kui sellised soovijad peaks ilmuma, siis saame rääkida. Jaanus, kas Kihnu puhul see, et seal on nii-öelda see nagu valla hallatav kohvik või muu infra, kas see on just nimelt selles mõttes hea, et kui on vähe ja ebaühtlase külastajate vooga tegemist, siis on see võimalik, et vald suudab seda nagu kuidagi stabiilsemalt hallata, et ta ei ole ainult eraettevõtja kätes või? Jah, seal on nüüd valla poolt rajatud turuhoone, kus saab siis osta endale pinda, kus tegutseb siis üks toitlustaja ja veel paar sellist suveniiride või suupristete müüjad. Kõrval on rattarendid 2 tükki. Ja Kihnu puhul on see ka, et kui nüüd on suvi, on hooaeg ja saar on rahvast täis, et siis ei tule mitte ainult praami pealt need külastajad, aga tulevad ka saare poolt. Niimoodi, et see on ka mandrisadamate puhul, et hästi on nendel sadamatel, kust rahvast tuleb nii märelt kui maa poolt, et võimaldab siis neid teenuseid hoida avatuna võimalikult kaua, et isegi mõnel pool isegi aasta ringi. Aga muudes kohtades, näiteks sellise turuhoone variant, kuna Kihnu on tõesti väike kogukond, siis seal see selline lähenemine töötab, ehk siis, et see võiks töötada pigem nagu sellises väikses kogukonnas saare peal, aga mitte siis nii palju mandri poole peal või? No ta võiks töötada tegelikult mandri poole peal ka, ma leian, et see üks suur osa kuludest ongi see ruumide rent või ruumide rajamine ettevõtjal, kui see käive on ka selline väiksemapoolne, siis kindlasti oleks abi. Urmas, kohaliku omavalitsuse poole pealt, mis tüüpi turismikoostöö teil hästi toimib ja kuidas sa näed seda sama, et need turismisektori teised tegijad saaks kuidagi teha näiteks sadamad, ma ei tea, suuremaks, uhkemaks, elujõulisemaks? No meil on sadamatega on hästi läinud, et meie sadamate omanik siin peale teatud probleeme teiste omanikega on kõik sadamad peaaegu, mitte kõik, aga 2 suuremat jahisadamat on läinud Viktor Siilatsi kätte ja ta on hea ja võimalust rohke omanik ja teades natukene sadamate tulusid, siis ma arvan, et ta just väga tulu sealt ei saa. Meil on ikkagi väike linn ja see Haapsalu tagalahtega, see on näiteks keeruline siia sisse sõita. Paljud suured laevad ja ka jahid ei mahu siia sisse, nii et selline sadama business siin on päris palju põhinenud ikkagi metseenusel. Nüüd see linnasadam, ma ei tea, kui kaugele me kunagi sellega jõuame. Siis on meil kalafirma Morobel oma jahisadamat, aga seal seda infrastruktuuri väga palju tõrtside ja muude võimalustega ei ole. Nii et me oleme õnnelikud, et meid Siilats leidis üles, aga praegu käivad jälle päris paljud läbirääkimised, detailplaneeringute planeerimised, siin on paar muud kohta ka, kus sadam võiks nagu rikastada sealseid elumaju ja nende väärtustest.
aga seda ma küll julgen öelda, et sadamate kaapsus rikkaks ei saa kahjuks. Ja, eks see sadamaäri meie kliimas vist umbes selline on, et võib-olla mõni sellest on korralik turuallikas. No, Tallinnas kindlasti leitaks, see on see mastaabi efekt, et mida rohkem sul on jahte sisse võimalik võtta, seda rohkem on võimalik tulu teenida ja kulud on mingil hetkel on optimaalsed, suuremad sadamad ja teine üks asi on see, et sadamakohti ka meie väikses sadamalinnas enam ei jätku, et paate tuleb peale, aga ruumi enam ei ole. Aga selle ruumiga, mis meil on, rikkaks ei saa. Ma loen siit Marika kommentaari chatist, kes kirjutab, et toimetades ise vägagi ääremaal Saaremaa Lääneservas Vilsandi rahvuspargis on meilgi põhimure just ilma autota reisija ligipääs rahvuspargile ja piirkonnas pakutavatele teenustele. Toomase jutt rattaid transportivatest bussidest on väga mõistlik ja oluline. Kuressaarde saab bussiga, samas saab ka ratta rentida, aga rattaga maale edasi on juba liiga pikk maa, 35 kilomeetrit ja see saab sageli saatuslikuks. Üksi-kaksi reisija saab tulla vaid autoga. Õnneks on kohapeal küll olemas rattarendi pakkuja, kes ennast tegelikult väga ei reklaami. Maaliinibussid ei võta rattaid peale ja oodatud klienti ei tule. Samas tagasiside on alati olnud ülivõrdes. Kõik kiidavad, aga transport ehk siis ligipääs on tõeliseks pudelikaelaks ja nii see oodatav turismitulu turismikuluks muutubki. No nii, targad kuulajad, kuidas seda turismi kulu siis sealt tuluks võiks pöörata? Mida saaks teha keegi, kes toimetab tõesti väga äärealal? Mis selle väikse kohaliku ettevõtja võimuses oleks? Midagi väga ilusat välja mõelda, sellist ega meil ju siin Eestis on edulugusi küll, kas või see Dirhami kalakohvik, mis ei ole just väga käidavas kohas ja suvi läbi paneb väga hästi ja neid turismitalusi, millel on oma nišš, kas mingi veini tootmine või väike loomaaed, et ega neid võimalusi on. Ma küsin korra lihtsalt sissevaatena, et oskad sa mulle öelda Dirhami kalakohvik, kui palju on neid, kes lähevad Haapsalust rattaga Dirhamisse kalakohvikusse? Või see on ikkagi liiga palju kaugel, et tuleb autoga sõita või? No kui ma 30 kilomeetrit rattaga sõidan ja söön kõhu täis, siis ma pean ikkagi autoga tagasi tulema. Okei, nii et selles mõttes, et isegi kui sinna lähevad rattateed, siis see ei ole päris see, et ma lähen hommikul lõunale Dirhami kalakohvikusse. Ei, seda rattaga küll. Selge. Mismoodi nemad lisaks autole, vabandust, ma nüüd natuke kauemaks jään, Dirhamis on sadam, eks ju, seal on autodega ligipääs, mismoodi neile tuleb põhikülastaja, kas on ikkagi valdavalt autoga või on nad lahendanud ka mingisuguse muu transpordiviisi enda juurde? Ikka autoga. Ei, suvel seal on ka sadam, eks, et tulevad ka purjekad, aga ma arvan, et põhiklient on autoga. Aga mis nüüd jalgratse puutub, siis mõni aeg, ma olen mingi 7-8 aastat tagasi võib-olla, tehti ju päris ilus projekt üle Eesti on, et ma teaks Fänt taga või kes siin seda projekti vedas, et eurorahadega ju tehti Eestile ju selline rattateede võrgustik peale, nii et neid jalgrattaga maffiaid ikkagi leidub ja meil on ka sellised grupid tulevad Saksamaalt, buss on ees ja rattaid täis järelkäib on taga. Et selliseid matkaid on meil ka päris palju. Jah, kas nüüd päris palju, aga ikkagi on. Ikka on liikumas. Toomas, mida sellises olukorras, nagu siin Marika meil chatis kirjutab, üks väike ettevõtja, kes on tõesti kuskil seal kaugel ja kurdab, et ei jõua minuni inimesed kohale. Mida tema teha võiks? Tuleb teada, kus ta turistid on. Ehk siis, kui nad on Kuressaares, siis tuleb Kuressaare suunas mõelda lihtsalt. Et variante on, ma ei tea, jagada autotransporti või bussi nii-öelda mingi variant käima panna või teha üks ots ratastega, teine ots motoriseeritud transporti. Seal on nii palju võimalusi, et ka püüda, kes võib-olla sõidab mööda
ja siis saab peatuse teha, et vahest aitab lihtsalt silt, et kohvik 180 meetrit või ma ei tea, palju seal on mingist teest kuskil. Et eks seal on, niimoodi on päris raske öelda, mis ta võiks teha. Kuressaares jah, tõenäoliselt on vähemalt, mina tean juba 3 rattarendifirmat. Et tegelikult nende vist põhihuvi ongi tegelikult rentida ainult oma klientidele, et kes majutuses siis ööbivad, et ega neil väga vist huvi ei ole nagu, et ma just võin küll puusse panna, et see ongi, võib-olla siis tuleb koostööd rohkem teha, et kuidas saada need inimesed sinna ja kas siis ongi 35 kilomeetrit jah. Sportlase jaoks pole nagu mingi vahemaa, et sõidabki sellega peale õhtusööki selle 35 kilomeetrit rahulikult koju ja joob klaasi veini ka või pudeli õlut ja sellest ka midagi hullu ei ole isegi. Aga ma arvan küll, et tavainimese jaoks see, et 35 sinna ja 35 tagasi, see ei ole nagu reaalne. Et see, seal on nii palju variante tõenäoliselt, mida võiks teha, aga tuleb lihtsalt härjal sarvist haarata ja hakata tegema ja mõtlema sellest. Ja, Kaspar, kuidas sulle tundub? Ma olen nüüd selles teemas võib-olla natuke liiga eemal, aga ma näen siin võib-olla teist aspekti, et sul võib tihtipeale olla äge toode, aga sellest ägedast tootest saad teada ainult ise. Ja pahatihti jääb see nagu selle turunduse ja turunduse kalliduse taha. Et võib-olla on ka see üks asi, kus kohalik omavalitsus natukene õlga alla panna kas või oma nendes meediaväljaannetes või sellisel moel. Ja, väga nõus. Jaanus, mida sina pakuksid välja? On olemas selline nõudmiseni transport näiteks taksobaasil. Et kui ettevõtja asub kuskil väga ääremaal, siis võib-olla on võimalik siis kas omavalitsusel käima panna siis selline liin, et kui on tõesti inimesed olemas ja mingitel kindlatel kellaaegadel, seda kasutatakse tegelikult Kihnu puhul juba ammu, et lõunase bussi peale, lõunase praami peale tuleb linnast takso, kui on rohkem rahvast, tuleb 2 taksot. Ja need on inimeste jaoks bussi hinnaga. Ehk siis autod pannakse täis ja eks taksoettevõtjatel ole ka see lõunane aeg selline, kus nendel ilmselt ressurssi on ja saavad siis pakkuda sellist teenust. Või siis lisada see takso hind siis paketi hinnale. Ja, aga ma usun, et neid inimesi on, kes liiguvad hea meelega mööda Eestit ja otsivad selliseid uusi kohti. Et siis tuleb olla siis nii atraktiivne, et see info leviks ja tuleks jälle uut rahvast juurde. Suurepärane, ma arvan, et ma ei tea, kuidas Marika sulle tundub, aga siit tuli üsna palju selliseid erinevaid mõtteid, kuhu suunaks võiks mõelda, kui ma olen tõesti väike äge tegija kuskil kaugel ja suurest kohast eemal. Räägime seda ka, et kas keegi oskab soovitada mingisuguseid häid ettevõtete omavahelisi koostöömudeleid, mida te märganud olete, et see sama Marika, kes on kuskil nüüd seal kaugel Vilsandis, ja? Et missugused need sellised head koostöömudelid on, kes suudavad ka selle transpordiprobleemi ära lahendada? Oskab keegi mõne hea näite tuua? Urmas, mõni hea näide Haapsalust, kus ettevõtjad omavahel koostööd teevad selliste asjade lahendamiseks. Kellelt võiks nitti võtta? No nii palju on, et see, kui enne koroonat meil Ramare spa koos muuseumit ja tegi muuseumi tuur. Ma ei tea, kas see on mingi näide. Aga ega need tuurid ka, kuna seal oli vaja buss tellida ja oli vaja kiire maksta ja ka muuseum tahtis oma osa saada, siis ega selline, pigem oli ta selline selle spa lisaväärtus, millega pigem maksti raha peale. Okei. Selge. Aga ikkagi hea, et olete katsetanud ja vähemalt kui keegi tahab teada, kuidas toimis, siis saab küsida. Toomas, ettevõtjate omavaheline koostöö transpordiküsimuse lahendamiseks, mõni hea näide Eestist? Ma arvan, et kas seal on ettevõtete omavaheline, aga
paketeerimine oleks ikkagi võimalus, et sa mõtled välja selle mingi põhjuse, mis huvilistele sul seal midagi pakkuda on ja siis määrad regulaarsuse, määrad hinna, ütled, et 2 korda nädalas, miinimum on X arv inimest, maksimum on 8X inimest ja siis hakkad lihtsalt nagu proovima müüa seda asja, et paned selle võimalikult paljudesse kohtadesse ülesse, kus sul õnnestub. Turismiinfod, majutuspartnerid, teised, ma ei tea, seal 100 000 varianti on, paned kleebise kuskile poolsala ja seal on nii palju variante tegelikult, mis sa võid teha nagu, et Facebookid ja Instagramid ja kõik muud juurde ja selles mõttes, ega seal ei ole ühest retsepti, aga meie oleme paljud tooted nii-öelda ise nullist niimoodi üles ehitanud ja ma usun, paljud teevad niimoodi samamoodi. Paned mingid transpordi osas, kui sul on vaja koostööd, siis sa pead leidma selle ja mingi variant on see, mida võib-olla ettevõtjad kardavad, et kui sa regulaarsuse välja kuulutad, et siis mingi aeg on see niisugune, kus ta veel ei tööta, osad juba käivad ja võib-olla sa pead mingi aeg ka peale maksma sellele, sul peab keegi kohal olema, kes seal juba seda toodet teenust pakub, 2 inimest, kui on miinimum, siis sa vead nibin-nabin võib-olla välja, kui ise tööl oled, omale palka võib-olla niikuinii selle eest ekstra ei pea maksma. Et niisugused kalkulatsioonid tuleks nagu enam-vähem ära teha ja siis mingi hetk sa näed, et kui järgmine kord tuleb 4 inimest juba, siis teenisid väikse kopika ja siis, kui tuleb 8 inimest ja vahest on see lihtsalt ongi niimoodi õnge välja viskamine, et sa paned sööda ülesse ja võib-olla tuleb ja võib-olla ei tule, üldse ei tule midagi. See on ka täitsa võimalus, et võib-olla ongi vale suunitlus ja võib-olla tuleb mingi muu päring selle peale, et tore, et nägin, et teil on siin ratsutamine, aga ma tahaks kanuuga sõita, et kas teil need ka on ja võib-olla sa ei ole mõelnud, et see kanuuga, mul on niikuinii kanud olemas, aga ma ei tahtnud võib-olla seda teha, et mõtlesin, et ratsutamine atraktiivsem, et ma arvan, turismiettevõtja peabki kuulama, mis ta klient küsib ja siis vastavalt muutma ennast või ütlema, oskama ka ei öelda vahest, et seda ma tõesti ei paku, aga ma võin seda pakkuda. Et selles mõttes see on niisugune töökäik, et kui õnnestub, siis on hästi ja kui õnnestu, siis proovid uuesti. Toomas, küsin kohe otsa, kaua peab kannatama? Nagu sellest kohast, et kui on 1 ja siis on 2 ja siis on 4 ja kui on 8, kas tuleb kannatada 1 suvi, kas tuleb kannatada 2 suve, kui kaua peab kannatama, et aru saada, kas töötab või ei tööta? Aga seda peab numbritest vaatama. Et selles mõttes ma võin öelda meie näitel. Aja jooksul, kui pikk see aeg on? Aga see on, ma võin öelda, et 2 esimest aastat tavaliselt on need, kui üldse ei lähe kui oled niisugune keskmine ettevõtja. Meil läks ka samamoodi, 2 esimest aastat oli nutt kurgus ikka päris tihti . Aga 3. aasta oli niimoodi, et juba võis natukene võid panna leiva peale. Aga seal ei ole niisugust ühest valemit, et ma võin öelda, et mõni asi, mis pea 20 aastat tagasi töötab siiamaani. Erisustega muidugi, et sa muudad seda toodet ja teenust kogu aeg natukene vastavalt turule. Me näeme ka, et esimesed rattatuurid linnas, mis me tegime, olid pea 20 kilomeetrit 2 tunniga. Et täna on 2,5 tundi ja 12 kilomeetrit. See on tuntav vahe. Aga samas jälle ja ongi vahest, ma ütlengi, et ei maksa seda karta, et sa müüd miinusesse võib-olla vahest isegi ennast või oma tööjõudu arvestades sa ei pea arvestama seda, et sa saad niikuinii oma raha kätte või ei saa, siis oleneb, kuidas sul läheb. Et hooaja lõpus sa ikkagi loed tibusid ja siis vaatad, et ahah, näed, tulen plussi või ei tule plussi, see siis sõltubki sellest, et ma arvan, üks valemit ei saa päris öelda, aga kuskilt olen välja ise lugenud, et umbes 2 aastat on turismitoote käivitamise aeg, aga tänapäeval on see nii dünaamiline ja muutuv, et oleneb nii palju sul see sihtturg on, kuhu sa trügid üldse, palju seal konkurente on, kas sa, see ei saa nii öelda, ma arvan, et mõni edukas paneb ikkagi esimese suvega kohe asja niimoodi käima, et töötab ja toob sisse ja järgmine hooaeg lihtsalt pikendab ja teeb veel paremaks ja müüb veel rohkem, et selles mõttes on see kõik info ja õnne küsimus ja kindlasti suure töö vili . Absoluutselt. Kaspar, ma saan aru nüüd sellest Toomasega vestluses, et teie see, et esimene aasta öötramm hästi käima läks, on tegelikult väga hästi minek, et ei pidanudki seda
kannatlikult küüsi närima ja teist aastat ootama ja mõtlema, et kas läheb või ei lähe. Ja see on tõesti nii. Ei pidanud tõesti, see läks kohe esimene aasta mürinaga käima. Ja isegi me olime imestanud, et miks seal, kui me räägime sellest Narva jõest, et miks seal nagu aastaid midagi sellist tehtud ei ole. Et see, meil pruukis vaid kohale minna, kui oli piltlikult öeldes järjekord ukse taga, ilma et midagi väga innovaatilist teeks. Väga äge. Aga räägime nüüd sellest ka, et see küsimuse ring, kus me alustasime, et selline mõni hea näide ettevõtjate koostööst, kes on pannud seljad kokku ja lahendanud ära mingisuguse transpordiprobleemi. Oskad sa meile tuua? Ei oska. Meil selles mõttes, meil on palju selliseid inimesi seal Narvas, kes sõidavad ka laevaga ühe suuna ja kuna linn on pannud käima sealt Narva ja Narva-Jõesuu vahel tasuta bussiliikluse, siis tulevad sealt lihtsalt bussiga tagasi. Et see on seal nagu sedasi ja mis puudutab siin saari, eeskätt Naissaart, siis seal kohalik transpordipakkuja tuleb rõõmsalt sadamasse ja võtab kliendid, kes me neile toome. Mul siin nagu muud midagi juurde panna ei ole. Selge. Jaanus, mõni hea kogemus sinu pagasist? Võib-olla Kihnu puhul, nüüd ka Piirissaare puhul on siis hakatud tegema natukene ka veetaksot, et inimesed, kes siis on nõus rohkem maksma ja soovivad siis oma valitud kellaajal üle minna, tagasi tulla, et siis nendel on ka võimalus. Et nii palju koostööst. Väga hea. Räägime natukene nüüd paarist konkreetsemast teemast ka. Taaskord ma siin vahepeal utsitan meie osalejaid kasutama chati ja kirjutama küsimusi. Nagu te näete, siis me võtame kõike teie kirjutatud tõsiselt ja arutame läbi. Aga räägime ökoloogilisest jalajäljest ka. Et täna üks suur, kui me vaatame üldse trendipilti ja turismitrende, siis kogu ökoloogiline keskkonnasõbralikkus tuleb ikkagi väga sellise massiivse trendina, et mis on need asjad nüüd, millega jällegi ligipääsetavuse puhul, missuguseid lahendusi tuleb leida või kus on see ökoloogiline jalajälg, kus tegelikult otsitakse täna aktiivselt lahendusi, et nüüd siin selles kohas peaks oluliselt vähendama? Urmas, kus teie otsite Haapsalus lahendusi transpordi ja ökoloogilise jalajälje vähendamisega? Ja iga päev tegeleme ikka kõvasti ja oleme väga palju selles jõudnud, et varsti enam bensiini ei osta keegi. Ja hinnatõus teeb oma, eks ole ju? Ikka väga ei tegele. Siin pakuti, et bussid võiksid minna selle NLG gaasile, et oleks keegi eraettevõtja tahtis tanklat ehitada, aga see oli ka soitku ja me oleme ikkagi üks Eesti osa, et ega väga Eestis ka seda ei tehta. Toomas, kas teie näete seda, et tänu sellele ökoloogilise jalajälje vähendamise survele tuleb selle argumendiga ka inimesi ratastele rohkem? Või nad tulevad sellepärast, et mugav on? Tõenäoliselt on see nagu kombinatsioon, et mingi hetk, Tallinna inimestel vähemalt, kes siis elavad siin või töötavad ja mingi hetk saab osadel lihtsalt kõrini, et kaua sa selles ummikus ikka istud. Ja osad, ma arvan, et noorem põlvkond enam, ega autot ei tahetagi omada enam, sest Tallinnas on vähemalt see luksus, et on sul nii Bolt kui City B ja neid Elmod ja kes siin kõik on, et kui sul vaja on, siis sa saad äpist auto võtta ka 10 või 15 minutiks ja saab kaubiku ka võtta, et sul ei ole nagu vaja omada ja parkimise ja kõige selle sinna juurde kindlustused asjad nagu maksta, et seda ei ole vaja enam. Et juhiload jah, teeme ära, aga pärast omamiskultuur on nagu muutumises, aga see võtab meil pikalt aega veel, sest linnavalitsus tegeleb kui selle tõelise kergliiklejate arendamisega, et sinna läheb veel pikalt aega. Mida see linnavalitsus seal tegema peaks, et see paremini läheks või kiiremini läheks? Planeeringutes on kinni, ma arvan, kõik asjad. Siin on eraldi Facebooki grupid, kus on targemad inimesed, kes
annavad nõu ja siis kritiseerivad enamasti, kes on planeeringute või siis arhitektuuriga seotud ja nad oskavad selles mõttes väga hästi välja joonistada erisused, et kuidas tehakse ja kuidas võiks nagu kaasaegses linnas teha. Et selles mõttes, kui neid niimoodi vaadata, siis on kohe selge, et näed, ongi ju poole parem kohe, aga kui ise peaks niimoodi joonistama hakkama, siis ma arvan, et ilma eri ettevalmistuse ja hariduseta inimene ikkagi ei oska nagu selle peale tulla, et ta tahaks küll, et oleks mugav, aga kuidas neid täpselt paika panna ja planeerida, et Tallinnas vist on mingid suhtarvud ka, et palju 1000 elaniku kohta autosid võiks olla ja palju planeeritakse, et seal on vist 2-kordsed käärid nagu kuskil vahel, et selles mõttes. Haapsalus on selline huvitav olukord, et mina ütlen, et inimene, kes elab korrusmajas, ei pea omama autot ja ei pea olema temal selle olematu auto jaoks parkimiskoht seal maja kõrval. Siin mul arhitektid ja päris paljud kolleegid vaidlevad sellele vastu. Ja mina ütlen küll seda, et kui sul autot ei ole võimalik kodumaja juurde parkida, siis sa ei saa seda parkida. Ja võib-olla hakkad mõtlema, et sa ei võid jalgrattaga või käid jala ja et ega selliseid rasked otsused tuleb teha jõuga. Kas me oleme jälle valmis neid otsuseid ka jõuga vastu võtta, see on nüüd ise asi. Aga siin on täna meie vana linna projekteeritakse päris mitmeid korterelamuid ja päris tõsine probleem ongi selles, et kortereid saaks teha rohkem, kui ei oleks seda piirangut, et iga korteriga peab kaasama vähemalt üks autokoht. Aga mul on näiteks peres on mitu autot, et kui meil on korteris, mul on 3 autot, kus ma ikkagi need 2 pean panema. Aga jõuga saaks teha otsuseid, aga seda jõudu ei ole. Toomas, lihtsalt kohe jõuame teiste juurde ka selle ökoloogilise teemaga. Toomas, sealt linna planeerimisest, ütle, mingi lahendus, mis sind kõige rohkem üllatanud on? Kus sa ütled, et näed, et isegi niimoodi, ma saan aru, et sa jälgid seda teemat teravalt, eks ju, et kuidas saaks inimesed kasutada rattaid rohkem. Mis sind kõige rohkem üllatanud on selle juures? Võt näed, niimoodi isegi võiks mõelda. Ei oska välja tuua midagi taolist. Ma arvan, et paljusid ärritab nagu järjepidev et viimane, ma hiljuti nägin mingi, ma arvan, 6 aega tagasi, kus oli ka nagu Raekoja platsis oli jälle autoparklaks muudetud vanalinnas ja siis turvamees ütles, et see on iga 2 korda aastas toimub Tallinna uute kodanike mingisugune tseremoonia on. Väga tore, et asi toimub, aga kas siis tõesti need uued kodanikud ja nende vanemad ei suuda siis Vabaduse platsi parklast nagu jalutada Raekoja platsi, et see on ikkagi kinni ju sellest, kes selle ürituse organiseerib. Et kui oleks niisugune kord, et jätad auto sinna ja lapsega ikka jalutamas ja sul on olemas varustus, vankrid, kärud, asjad kõik, et see ei ole nagu see, et nüüd see üks üritus, et siis kõik peavad tulema ja mingi näitus on, et kellel uhkem auto on seal Raekoja platsi pargitud. Et see on niisugune, see on ikkagi kinni selles, et kes selle ürituse organiseerib ja kuidas ta mõtleb selle peale. Et COVID ajal oli ka päris palju mingid üritused ja kohtumised vanalinna ettevõtjatega, siis ma ütlen, pooled restoranid, kellel olid häda, siis nad arvasid, et turist või kohalikud tuleks siis vanalinna restorani, kui parkimine tehtaks vanalinnas neile tasuta. Et ma ei tea, minust on see ikkagi kinni selles, et kui me propageerime seda autokultust, siis eks siis ta ongi nagu nii meil, et siis on mingi fännkond, kes sõidab ratastega ja nemad on rahul ja samas on need autosõitjad, kas nad on rahul või ei ole. Kui liiga täis saab linn, siis tehakse võib-olla laiemad teed, aga võib-olla ei mahu mingi hetk ja siis hakatakse jälle tagurpidi tegema, et need suured laiad teed tehakse mingisugusteks muudeks asjadeks ja kulutatakse, investeeritakse jälle hulnik raha. Et ma arvan, et seda peabki neid gruppides, kus targad inimesed tegelevad, et kui linnavõim neid kuulaks nagu rohkem, et siis ma arvan, sellest oleks suur kasu nagu. Et jalgrattastrateegia, mis Tallinnas on, et selle peaks ellu viima. Seda ei juhtu selleks, et isegi Haapsalu linnas linnapead selles küsimuse, et võtame autosid linnas vähemaks, on selline vastusõis ja ma ei suuda seda läbi suruda.
Okei, kõlbab võib-olla suuda. Väga hea. Kaspar, laevadel ja merel, kus seal saaks ökoloogilist jalajälge vähendada või mis on need kuumad kohad, mille üle teil arutelu käib? Ega selles mõttes on keeruline, laev on ikka laev ja laeval on, reeglina on suured diiselmootorid ja vanemaid laevu ümber ehitama hakata akutoite või gaasi peale, see ei ole lihtsalt kas võimalik või ei ole majanduslikult otstarbekas. Aga eks me selle võrra püüame jälle rohkem siin turundada oma purjekatega matkamist kui sellist rohelist mõtlemist, et samamoodi pole ju vaja neid omada, kui on lihtne neid nädalaks rendist võtta ja koos kapteniga või ilma ja siin Eestile või Soome saarestikule tiir peale teha. Väga nõus. Jaanus, kuidas on sadamate ökoloogilise jalajäljega? No sadama, ma saan rääkida klientidest. Sadama kliendid on ka väikesadama osas jagunevadki siis purjede all seilajateks ja mootorpaatide omanikeks. Nii et viimasel ajal on neid mootoriga sõidukeid hästi palju juurde tulnud. Aga arvata võib, et nüüd kütusehindade kallinemisega vaatavad siis üha rohkem inimesi purjede poole. Purjede all seilamine nõuab kindlasti rohkem pühendumust ja oskust, aga tõenäoliselt see asi sinnapoole liigub. Ja tean ka, et praamide elektri peale viimisega tegeldakse. Et rajatakse, praegu on planeerimisel laadimisjaamad siis Väinamere praamidele. Ja selles osas käib tegevus. Väga hea kuulda. Räägime teisest suurest trendist ka, mis on universaalne disain, ehk siis, et kuidas saada hakkama siis, kui mul on suur lapsevanker, ratastool või ma olen karkudel või hästi ei näe, kuule või ka ei saa keerulisemast tekstist aru. Mis on need suunad, kuhu teie valdkondades areng toimub? Kuidas saab teha disaini ligipääsetavamaks või teenused ligipääsetavamaks erinevate võimetega inimestele? No, sadamates on üldiselt ooteruumid juba niimoodi planeeritud juba algusest peale, et on võimalik siis pääseda ligi nii ratastooli, lapsevankriga kui ka on tualetid. Vähemalt üks koht on arvestatud nii, et pääseb ligi. Ja nüüd praamile pääsuga on praktiliselt piletimüük on läinud e-piletite peale, nii et sadamahoonesse piletit ostma tulla vaja ei olegi. Et seda muret ka ei ole. Aga kui juhuslikult tuleb inimene, siis meil on sadamas olemas ülevaataja, kes siis abistab, kui vaja, nii informatsiooni jagamisega, kui siis ka nii vajadusel siis paneb käed külge. Urmas, kuidas teil universaalse disainiga Haapsalus on? Mille kallal töötate? Kuidas teete Haapsalut ligipääsetavamaks erinevate võimetega inimestele? Me töötame, kogu see meie Eesti pärand on ju ikkagi nõukogude aeg ja nõukogude ajal väga ei mõelnud kõnniteede kui muude asjade peale ja vastavalt sellele, kuidas meil võimalused on, me ikkagi teeme endale kõnniteid ratastooli liiklejatele ka paremaks. Täna seadused, kui teed ühiskondlikku hooneid, siis sa pead võimaldama ratastooliga ligipääsetavuse. Ja iga aastaga läheb paremaks, aga ikka palju on teha ja raha. Aga see standard on ikkagi see, üks on ratastooliga, eks ju, et see on nagu hea näide, aga ikkagi see, et kui ma ei näe, siis mul on tekstid punktkirjades, et ma saan ise lugeda ja nii edasi. Et kas see on nagu selline läbiv kaasava disaini põhimõte või on see, et hakkame vähemalt kuskilt pihta, et saaks mingidki probleemid lahendatud? Üks või kaks valgusoori meil siin piiksuvad ja ma arvan, et see on ka kõik, et kui meil on siin vaegnägijaid ja vaegkuulajaid ikka käib ringi, aga
aga et nüüd keegi eraldi menüüd koostaks, ma küll ei tea. Seda ma küll ei tea. Et pigem on see liiklus on just, kuna meil on see neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus ja oma viigikool, kus on liikumispuudega lapsed. Ja siis on ka meie lasteaed, et neid ratastooli inimesi siin on läbi aegadega Vene ajal kõvasti olnud, et siis me oleme nagu keskendunud pigem sellele ja ka sellega me oleme suure sammu teinud, aga ikka on hädasti palju. Urmas, teil on ju see luksus, et teil on ju linnas neuroloogilise rehabilitatsioonikeskus, mis tähendab seda, et tegelikult kompetents ja arusaamine ju sellest nii-öelda missugused need vajadused inimestel on, see on teil ju väga hea, kas pole? No meil on veel parem. Meil on veel parem? Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž, kes õpetas, eks ta praegu õpetas, aga ta õpetas just neid liikluskorraldajad ja nad tegid siin enda kursusetöid ja see, mida me tegema peaksime, seda teadmist on meil väga palju. Aga selle teadmisega ei kaasne ka rahalised vahendid. Aga näiteks suur asi on tulge meie Peatänavale juunikuuks, juba praegult on siin. Ikkagi sa saad tegelikult ratastooliga rahulikult sõita ühest linna otsast teise. Sa ei pea isegi, sul ei teki ebamugavustunnet ja ohtlikku olukorda. See on juba suur asi. Absoluutselt, väga nõus. No nii, piiratud võimekusega inimesed, Toomas, ja kuidas teil ratastega on, mis seal võimalik teha on või kuhu see teie valdkonna diskussioon kandub? No, vaegnägijatele on meil tandem olemas, mis on ainuke, mis ma tean, et kasutatakse. Et kui ongi üks sõitja, nagu ütleme, siis on nägemispuudega, siis esisõitja saab teha kõik selle, mis vaja ja tagumine saab lihtsalt seal tagumise istme peal istuda. Meil on ka nüüd e-kastirattad või kargorattad olemas, aga seal, kui on, ma tean, et neid on kasutatud, kui ei ole nii hea üldse kõik, mis elektriratastesse puutub, et siis, kui sul on mingisugune probleem, et kas siis tavarattaga füüsiliselt väntamisel, et siis seda on kasutatud selle tarbeks, aga otseselt me nagu ennast ei reklaami, et meil on ikkagi nad tavalised rattad kõik. Ma tean, et see suvi on üks broneering, kus kliendil ise, kuna tal vist on üks jalg lühem kui teine, siis tal on endal kokku keevitatud lühem vänt kui teine vänt on ja siis ta selles mõttes on küsinud, et kas ta saab seda panna siis meie rattale, siis me palusime tal pildi saata ja siis me leiame mingi lahenduse, et kuidas ta saab nagu rattamatkale tulla, et tal ei ole elektrilist abi vaja, vaid tal on lihtsalt vaja, et ta saaks kohendada selle olemasoleva ratta et üks vänt võiks olla lühem kui teine. Et selles mõttes nagu näide elust enesest, aga väga me küll sellele või ma ütleks, meie kontor isegi ei ole väga mugav selle jaoks, sellepärast, et me asume maalinnas ja seal on munakivi teed ja kuigi meie eelmine suvi tehti remonti linna poolt siis või veeettevõtte poolt, me täpselt ei tea, aga kogu tänaval üles kaevatud, siis seda kahjuks ei viidud nagu samale tasandile kõnniteedega, nagu mõnel pool vanalinnas viidud on. Et selles mõttes me oleme ikkagi väga, mitte väga sõbralikus piirkonnas, ütleme nii, kui oleks ligipääsu vaja nagu ratastooliga või siis mingi muu liikumispuudega, et see on kehva meil. Selge. Kaspar, kuidas laevadel? Täitsa omaette teema ju. Veel kitsam. Mis ikka omaette teema on. Tänapäeval on juba erinevatel hangetel reisilaevadega, väikeste reisilaevadega, Tallinki laevadega osalemisel juba nõuetes sees, et see peab olema liikumispuudega isikutele ligipääsetav ja meil see on kõik. Küll aga me seal Narva liini peal näiteks nägemispuudega inimestele anname audiogiidi, mis meil sellest aastast tuleb, anname tasuta nagu kasutamiseks. Et võib-olla see. Selle eelmise rohelise jalajälje juurde korra veel tagasi tulles, meil oli mõte sinna Narva jõe peal aurulaev tuua,
ja me isegi nagu leidsime sellise, nagu seal kunagi sõitis, 30-meetrine ja noh, stiilne ja ehe ja seda projekti nagu ajades lõpuks jõudsime järeldusele, et sellele laevale Eestis dokumentatsiooni saamine läheb nii jubedalt kalliks, et see lihtsalt ei tasu ära. Kuigi Soomes need laevad sõidavad ja seal ei ole sellest mitte midagi. Aga mis see Eestis oleks nii kalliks teinud? Kõik see sertifitseerimine ja reisijate veoloa saamised ja see, et sellel samal laeval Soomes need asjad kõik olemas on, see ei tähenda mitte midagi. Alates katelde sertifitseerimisest lisaks ei ole nagu kompetentsi sellel alal. Eesti ainus selline suurem aurulaev on Admiral, mis seisab Tallinna kesklinnas ja see sõitis viimati äkki 5 aastat tagasi merepäevadel. Ja selleks, et see sõita saaks, seal pool meeskonda katlamehed toodi näiteks Peterburist, sest siin ei ole lihtsalt inimesi, kes oskaks sellega ümber käia. Selge, väga hea. Nii, tänase diskussiooni lõpetuseks, kui me alustasime palju meredega, siis mereteemaga, siis me jõuame siia juurde ka tagasi. Koroonakriisist õppis Euroopa Liit palju ja sellest tehti üsna palju järeldusi, mida peaks turismisektoris tegema. Euroopa Liit traditsiooniliselt ei ole väga oma turismisektorit kuidagi tsentraliseeritult juhtinud ja ma isegi ei tahaks laskuda diskussiooni, kas on kuidagi hea või halb. Küll aga oli üks huvitav järeldus või mitte isegi huvitav, aga täitsa tore järeldus, mis nad selle põhjal tegid, oli see, et selleks, et nii-öelda ma nüüd ei oskagi öelda, kas see on nüüd nagu viiruskindluse tagamiseks, aga igal juhul, et me peaks rohkem tulevikus pöörama tähelepanu rannikuturismile. Ja nüüd mul on teile igaüks küsimus, et kui oleks nüüd üks selline kuldkala või Euroopa Liidu kontekstis kuldkala tähendab pigem nagu hunnikut raha mingisuguses toetus- või taotlusvoorus. Kui te igaüks saaksite soovida midagi, et kui nüüd oleks raha, siis meie arendaks oma rannikuturismi kõige paremini niimoodi. Millest tunnistate? Ma võin kohe öelda. Palun. See on nagu üks normaalne tee, mis läheks ka rannikult läbi ja saaks nii-öelda Tallinnast Pärnu sõita näiteks niimoodi, et sa saad nagu kergliiklusega siis sõita. Vahepeal võib olla mõni paadiületus, mis on nagu Matsalu siis rahvuspargis näiteks ja selles mõttes ta võiks olla niimoodi, et sul on enam-vähem tee tehtud ja kus vaja, mõned lõigud on tegelikult puudu. Et sa ei peaks nagu suure tee ääres võimalikult vähe saad nagu seal sõita, et selles mõttes võiks olla selline ja võiks olla erinevad, tegelikult kui mõelda nagu rattatüüpidele ja tänapäeval mingi nüke metsarattasõit või siis bikepackinguks kutsutakse seda, et kui õnnestuks nagu, ma tean, olen sõitnud Tallinnast Paldiskisse nagu saab enam-vähem ja ühe päevaga saab sõita nükse marsruudi, see on korralik sportlik ettevõtmine, aga samas on ta väga ilusad vaated, metsad, juurikad, kivid, kõik on esindatud, et kui tahad, teed Laulasmaal peatuse, võtad süüa vahepeal rannas mere, nende mändide all ilus, kõik on sobib, et niisugust marsruuti, et rannikurada kui selline olemas, jalgsi marsruut, aga selle nagu ratta sõbralikuks muutmine, et igalt poolt sa ikkagi rattaga nagu ei viitsi läbi minna, et siis see võiks olla ja see võiks ka Riiga minna ja siis sealt edasi saab ka Klaipedasse juba. Väga äge. Suurepärane, aitäh. Urmas, kui oleks nüüd suur hunnik raha, kuidas arendada rannikuturismi? Omavalitsustegevuse käest ei maksaks selliseid küsimusi küsida. No kuule, kelle käest ma siis ikka küsin? Küsi aga või räägi aga? Selle kohta on hea vastus, et nii hea küsimus, palun järgmine. Täna siin mul küsida, kuidas ma saan linnalaenud tagasi maksta ja mul on mitmed linna peatänavad on vaja. Pool on tehtud ja pool tegemata ja need on vaja korda teha. Väga ikka ei arenda suurte rahadega. Aga ega see Haapsalu rannik elab oma elu. Seal meil autod sõidavad ja
randasemendi tasakesi korda teeme ja sadamad töötavad ja suure rahaga teeb võib-olla isegi vähem, kui praegu teevad meie oma inimesed oma suure tahtmisega. Et ei ole üldse pilt kurb ja väga palju ehitatakse just Haapsalu rannikualadele ja need ei ole mitte suvilad enam. Selge, aitäh. Kaspar. Kui saaks nagu Kuldkalalt soovida, siis ma sooviks sellist rannikut, nagu on Soome rannik, mis nagu purjetamise mõttes on kaitstud ja atraktiivne ja palju saari. Samas lätlastel ei ole ühtegi saart ja purjetada näiteks Väinameres on ka väga lust. Aga tegelikkuses siin põhjarannikul on ikkagi selliseid vahvaid ja atraktiivseid väikesadamaid on vähe, eriti minnes siit Tallinnast ida poole. Siis need peaks olema oluliselt tihedama sammuga, sügavamad, mitte sellised pigem lautrid nagu praegu on. No nii, Jaanus. Jah, ma pean ütlema, et meil on see Kuldkala külas käinud juba mitu korda. Okei. Selline programm oli vahepeal nagu Interreg Estlat 2014-2020. Sealt jagati päris heldelt raha 85%. 15 pidi olema oma osaluses ja selle idee oli siis, et rajada väikesadamaid või renoveerida, lisada väikelaevade kohti sadamatesse, et tekiks võrgustik, siis Eesti-Läti sadamate võrgustik, kus siis sadamad asuksid üheteisest sellise poole päeva sõidu kaugusel või päevasõidu kaugusel. Et sealt me saime hulga kohti juurde Munalaiu sadamasse, meil on nüüd 30 kohta väikelaevadele. Siis lisandus kohti Ruhnu sadamasse. Ja seal oli veel teisi soovijaid väljaspoolt meie ettevõtted, kes seda raha kasutasid. Samuti ma tean, Kihnu vald rajas oma sadama just selle programmi toel. Nii et kui avaneb võimalusi, siis aegalt on see võimalik, kui on natukene oma osalust panustada. Jaanus, mis need kõige olulisemad asjad on nüüd, mis sa näed, et me oleme juba palju saanud ära teha, aga nüüd, mida veel teha saaks või tegema peaks? No teha saaks seda, et ma vaatan näiteks Munalaiu sadam läheb juba päris täis, et tuleb hakata laienema. Ja eks kõik sadamad tahavad saada nagu lisatoetust aegalt ja neid on sadamaid on meil palju, nii et oleme kogu aeg valvel, et kui kuskil midagi avaneb, siis üritame ära kasutada. Selge, väga hea. Suurepärane. Aitäh teile selle tänase põneva ja huvitava diskussiooni ja sissevaate eest valdkonda, millest me tavaliselt turismisektoris igapäevaselt võib-olla nii detailidena mõelda ei oskagi. Ja mina loodan väga, et teie erinevad mõttenurgad ja vaated andsid ka turismisektori teistele esindajatele arusaamist sellest, mis need koostöökohad võiksid olla, kuidas ja missuguseid lahendusi otsida selleks, et inimesed jõuaksid ka peateedelt kaugemale ja mis on need võimalused, mida me kõike veel teha saaksime selleks, et oma turism teha kättesaadavaks erinevatele inimestele. Aitäh, Toomas, aitäh, Urmas, aitäh, Jaanus ja aitäh, Kaspar. Teiega oli tõeliselt väga põnev ja huvitav pärastlõuna. Aitäh. Meie osalejad, olge kenad, siin chatis on tagasiside link ja olge palun kenad, klikkige seda kohe praegu. Klikkige sellele lingile ja täitke tagasiside ära. See on väga lühike, aga meil oleks hea meel saada kohe aru, kui hästi meil läks ja missugused on need teemad, mida võiks Harju ettevõtlusarenduskeskus
veel tulevikus enda kavva võtta, selleks, et seminarid oleksid teile sobivad ja huvitavad ja annaksid uusi vaatenurki. Ja mina tänan siis Harjumaa Ettevõtlusarenduskeskust selle seminari ellukutsumise eest ja ka Euroopa Liidu ja täpsustan kohe Euroopa Liidu regionaalarengu fondi selle toetamise eest. Aitäh teile ja kena pärastlõuna jätku!